sellepärast oli juba karvadeta kõik. Seda koera või? See on määr. Mis kalad on? Ange. Sellest, kuidas Avinurmes elatakse. Ja on elatud. Selle muuseumi näituse nimi on Uus sündinud elu. Ja see tegelikult tähendab seda, et kuna siinne rahvas on oma põhilise elatuse saanud puutööst, siis läbi aegade on tehtud erinevaid puustasju. Ants Viides, kes on Avinurme puutööd uurinud, ütleb, et Avinurme rahva fenomen ongi see, et nad on igal ajal, iga riigikorra ajal suutnud kaasa minna sellega, mida turg nõuab ja toota just seda, mida saab maha müüa, sest et sellest teenitud rahast on perekonnad. Ja teine pool on Alutaguse metsade ekspositsioon, need herbaariumist puud ja taimed, mis siin kasvavad pustulimaterjal. Ja alumine osa on siis need loomad, kellega oma territooriumi jagame ja nende loomade kohta see võite kõik küsida, neid täna nimesid ei ole, et see on natukene mõistatuse koht veel, sest et natuke on ta lõpetamata mets, iga ja kits on veel tulemata ja vedani ja jänes. Aga teised loomad on olemas ja te võite mõistatada, aga võite siis minult ka küsida. Ja siin on olemas ka kõik Avijõe kalad. Ja see suur Havi esimeses, kui te Avinurme sisse sõidate pärast ringteed ja enne rongi on seal Nurme peal suur puust kuju, see on meie Nälja ja Kalevipoeg. Sellega on palju aastaid tagasi hakkas külarahvas kurtma, et nälg on majas. Isegi jões enam kala ei ole, mida süüa. Pandi siis pead kokku, mindi Kalevipoe juurde kurtma. Kalevipoeg läinud siis Põlvitsaaris Peipsisse ja lükkas kõik kalad mööda jõge ülesvoolu tulema, nii et kõik Nurmed neid täis sai. Ja sellest ajast peale kannab meie küla nime Avinurme ja meie jõgi nime Avijõgi. Ja tõsi õige, et see jõgi on olnud metsakõrval üks siinse rahva toitja. Eestis on ta kaitse all lõhreliste koermaalana, sest ta on hästi puhas allikatoiteline ja küll. Ja Euroopa oma Natura programmiga kaitseb seda väikest kala, mis on siis, mille nimi on harilik võrdas, see on reofiilne liik. Reofiilne tähendab vanat liiki. Külapoisid kutsuvad teda kivipeaks ja kivilutsuks ja sellisena on ta olemas. Nii, kas te loomad tunnete kõik ära või? Tunne. Ja milliseid ei tunne? See on eesoni, et üks oli... on muid, teine on kärbikoer. Kärbikoer on sisse toodud liik ja ta on Eesti metsades hästi kohane. See valge peab on nägeri avatu. See on karu ja kõik need on meie oma meeste lastud. See on metsnugis siin. Oi, see nugis on keegi on teda siditanud, siis ta natuke ninagi kutsub. Aga see on saarmas. Saarmas on siis tegelikult selle on teinud meile loodus ekspositsiooni. Ja see on nende kingitus, sest saarmas on nii palju kaitstud. Kõige viimane on tegelikult tuhkur, kes siis on niisugune kodukülaline. Ja siin seinaga tegelikult on nüüd see kahe peaga Saari vapp on selle kohta on Mart Laar öelnud, et tema jaoks on Avinurme muuseumi kõige unikaalsem eksponaat, sest kui te Alevest läbi sõidate, meie gümnaasiumi otsas on punane telliskivi joone, kus täna koolisööp ehitati ta 1912 vallamajaks ja selle vallamaja koolimaja remondi käigus leiti ülevalt aambalkide vahel see säilinud originaalne tsaariaegne vallavalitsuse silt. Ja teine pool ongi siis need tooted. Need tooted. Meil on üks
lõunale sööklasse, siis ikka pidid võtma kõik põllule kaasa. Ja vanasti tehti nii-öelda ummiknõusid ehk ühe puutünne. Nõusid, mis olid siis laudadest. Ja see oli andi inimesed, et Tantsviires on ka seda öeldud, et sellise tehnoloogiaga ei ole mitte kunagi kuskil mujal Eestis tünne tehtud. Ja arvatavasti tuleneb see sellest ajast, kui siinkandi metsade esmaasukad olid vadjahõimud, kes siis tulid üle Peipsi ja asustasid Põhja-Peipsi ala. Peipsiäär on üldse väga erinevate kogukondade kokkupuuteala. Siin on setud, kes samamoodi oma kultuuri on pärinud suuresti piiriäärse sidususena. On Venemaa anausulised, kes kunagi siia tulid, aga Iisaku kandis on alles poluvärvikute keel. Vaat see poluvärvikute keel oligi see vana vadjakeele Venemaa, rääkisid oma keeles edasi, võtsid üle luteri usu, aga meie kandis tuli sisse Torma poolt ilmselt rohkem eestlaste kogukonda ja keele me oleme unustanud, aga mis meil on alles, on need samad vadjalaste töövõtted ja elulaad ja kes pärast saab tööki vaadata, siis meie vana ahigi arvatakse, et see on niisugune vadjapõhjaline ahi, mis oli siis leivaahi, mis siinsetes külades olid. Ja need samad tööoskused on siis see, mis siis meie inimesed on alles hoidnud. Suuresti tänu sellele, et meil ei olnud väga häid põllumaid. Meil oli selline, ta on kunagi see suur Peipsi põhi ja meil on niisugune liisavine maa ja siit viljasaaki ei saanudki. Küll oli aga palju metsa ja sellepärast lõpeti tegema metsatööd. Siit võite vaadata siis vanu töövõtteid, kuidas tehti. Näiteks siin praegu tehakse tsemenditünni vitsu Kunda tehasele. See oli väga suur teenimisvõimalus ja paljud palusid osteti selle tööga päriseks. 30-ndatel, kui Luteri hakkas tegema oma toole, siis kaks on Luteri originaalid, Luteri pidulik ja Luteri lihtne. Selle piduliku koopiad on meil ka täna saali tehtud. See oli jälle see töö, mis andis hästi palju teenimisvõimalusi. Luterist tulid painutatud vineerid, sest tema õppis painutama vineeri ja tembeldatud põhjad, need läksid ka vabrikusse tagasi. Ülejäänud toolid, mida inimesed jõudsid veel teha, nendega mindi laatadele, need müüdi maha ja olid nii-öelda rahvatoolid. Kui Eestised olid suusad, siis Avinurmes hakati suusti tootma. Töödegi 3. Eesti suuskadest ehk suksedest, kui need kutsuti, tehti Avinurmes. 17. sajandis, kui veel tuulati linna reedubades, siis oli tuulamisrajad, oli see toode, mida Avinurmes väga palju tehti. Ja muidugi kõiksugused tünnid, mida siis müüdi laatadel ja mille eest saadud raha eest pereni elatati. Ja tõeline põlvkond, vanemad inimesed, kes nüüdki käivad, ütlevad, nemad mäletavad Avinurmes mehi niimoodi mööda maad ringi sõitmas hobuvooridega. See on nüüd, kui te kunagi lähete Viljandisse ja Mänguasja muuseumisse, väga paljudes on üks vanahärra Voldemar Lukk, kes oli siis Türi hobusekasvataja, on teinud Eesti hobune ja tema 100 rakendit, väga palju erinevaid rakendeid, mida siis hobuse järel kanti ja meile ta hinkis selle üldse, et see on tema lapsepõlve mälestus Viljandimaal sõitvatest Avinurme meestest. No, nõukogude ajal tähendas see seda, et hobustega enam ei käidud, käidi autodega ja need koormaid liikumas ei jättud, aga nõukogude ajal tehti see tünnitehas, tänu millele arenes tehnoloogia edasi ja tehti Uku jaoskond, tänu millele see hoiti alles käsitsi tegemiste ja meistrite oskused. Et need on kaks sellist nõukogudeaegset tehast ja meil enne tünnitehase, muide olid riidepuud seal. Kindlasti paljudel kodudes on, need on tünnitehase omad, tünnitehase toodang oli üleliiduline ja kõige suurem kogu selliselt ja kõige tuntumaid siis riidepuud. Enne tünnitehase ja pärast seda, kui võeti tarud käest ära ja need meistrid oma tööd tegid edasi, siis moodustati tootmiskooperatiivid, varemad inimesed mäletavad ja see on nüüd meenutuskooperatiivide ajast, see on siis samamoodi, et kooperatiivilepingud olid üle liidu ja üks nendest oli siis suur kapsatünn Nõukogude armeele. 4 meetrit oli kõrge, 2,5 meetrit oli suur ja
toonase autopäevase sõjaaeg ja kassajaida ei mahtunud, see tünn tehti valmis ja selleks, et autopäeva saada, võeti ta uuesti lahti, mehed pandi kabiini, sõideti Riiga, seal pandi tünn kokku tagasi ja siis toodi mehed koju. Hiljem tehti neid. Ja see töö, mida täna kõige rohkem tehakse ja osatakse, on tegelikult korvitöö, et ka täna Avinurme koolis ükski laps ei lõpeta kooli nii, et ta ei oleks läbinud korvikursust, et see on meil programmis sees, aga nõukogude ajal veel on ühe Uku meistri tööd, mis on käinud Moskvas Rahvamäe saavutuse näitusel. Tema tegi 25 aastat järjest koolis korviringi, osa käisid seal aastaid ja 90 aastate alguses, kui kadusid töökohad, siis tänane korvitegijate põlvkond on tegelikult tema õpilased, kes siis, kui töökohad kaotasid, sellesama korvitööga hakkasid lisa teenima ja minu jaoks Avinurme traditsioonid enamine ongi see, et kui sul on elus raske ajal, sa tead, et sul on tagataskus see oskus, mis aitab sul jälle raske aja üle elada, et ka selle eelmise masuaeg oli mitu noort, kes tegelikult kõik koju isa juurde tööle, kuna linnas enam tööd ei olnud. Mõned on tagasi läinud, mõned on jäänud. Ja just see teadmine, et tegelikult sul on käed otsas, millega tööd teha, et toita. On see ja tagumine. Kulud oli tulnud Avinurme Vaipade nime all. Teavasti praegu päris lõpetamisel on Linale Kätere. Ja seda kohta me peame ütlema 6 kilomeetri teemal siin Metsakülas on ühel vanakaual on talus lina muuseum ja talle on senimaani toodud linast lõine, mis on tegelikult Eesti aja kedratud ja taludesse. See suvi üks noor pere ostis talu ja leidis lakas kedratud lõimed ja maha ja nad on selle täis tulnud. Siin on siis ekraaniga nii panga loomine, ketramine kui ka köögitööd ja tegelikult ka pitsa tõmbamine. Täna kuidas tehakse võid ja tegelikult ka seda, kuidas tehakse näiteks täidetud seajalg. Vana selline toit. See voodi muide on üle 200 aasta vana ja me ütleme, et see on ühe vallavanema vanemate abieluvoodi. Et see oli nii vana onu, et kui mina olin 10-aastane tüdruk, siis tema oli 90-aastane vanapapi ja see oli tema vanemate abieluvoodi olnud. Siin on põhukott. Jah, päris nii. Lastega me koolitusaeg teemegi, me klopime need põhukotid üles ja paneme kõik ja see ongi see, et üks pärast need suur kohad, see kõik nii olulised oli, et sa pidid kõik oma vahetama, tegema ja lunastama. Jaa, mõnidega teistpidi öeldakse, et vanasti nagu oli magada rohkem pool istupidi. Vabalu muuseuma inimesed, nad magasid rohkem ja kolmandas peame arvestama seda, et ega tuha. See kõrval sõlgis, ega kus need lapsed muidu tulesid. Kes just ütles, et no kui need voodid oleks 100 aastat tagasi nii suured on kui nüüd, et otsi näib öelda tuba taga. Selles Eesti rahas ammu välja suured. Aga selleks, et neid